iganes sa seda kuulad, minu nimi on Eleri. Ja tänane kirjakoht on pärit esimese Moosese raamatust 6. peatükist, 5-7 salm. Loen selle ette. Kui Issand nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis Issand kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Ja Issand ütles, ma tahan inimese, kelle ma olen loonud maa pealt kaotada. Nii hästi inimesed kui loomad ja roomajad ja taevalinnud, sest ma kahetsen, et ma olen nad teinud. Teemaks on siis, kui Jumal räägib kohut mõistes. Jõudes punkti, kus Jumalat enam ei kuule ega kuula, võib järgneda kohtumõistmine. See on Jumala eiramise tagajärg. Ja tõde on see, et inimene ilma Jumala päästeta on patune. See ei ole tingitud ainult meie tegudest, vaid südamehoiakust ja mõtlemisviisist, mis selliste tegudeni viivad. Jumal võib kohut mõista läbi looduskatastroofi, näiteks Noa loos. On aktiivne ja passiivne kohtumõistmine. Aktiivne on siis, kui Jumal sekkub maailma tavapärasesse korda ja toob kohtumõistmise, näiteks Soodom ja Gomorra. Teisalt on passiivne kohtumõistmine, mis tuleneb inimese langemisest ja sageli ka inimese mõjust maakerale. Passiivne kohtumõistmine on Jumala seatud piiridest väljaspool elamine. Püha vaimu on vaja, et ära tunda, mis on Jumala otsene kõnetus ja mis ta lasi sündida. Ja tänane näide on ühest noormehest, kes oli aastaid tagasi pornos kinni. Algas nagu paljudel huvist, kuni sellest kujunes kinnisidee. Ja ikka ja jälle proovis ta lõpetada, kuid mitte kuidagi ei suutnud. Ja selle tulemusena kannatasid suhted teistega, uneaeg oli häiritud ja alati oli nii rõve ja vastik olla pärast. Enda sõnul muutus ta nagu loomaks. Need tagajärjed ongi Jumala kohtumõistmine. Jumal ei olnud ta peale eraldi megavihane, vaid ta laskis tal minna seda rada, mis ta oli valinud koos kõige halvaga, mis sai talle kohtumõistmiseks. Sama näeme ka Piiblis, kui inimkond oli nii kuri, et kõik olid teel surma, siis Jumal kiirendas protsessi, võttes oma kaitse ja loodu varises üleujutuses kokku. Kui Vaarao oli otsustanud oma südant mitu korda kõvaks teha, aitas Jumal sellele kaasa. Kui Iisrael oli 100 aastaid ebajumalaid kummardanud, võttis Jumal kaitse ja vaenlased tulid ja viisid nad maalt ära. Roomlastele 1 kirjutab Paulus, et ebajumalate teenimine viis inimeste loomuvastase käitumiseni. Ehk siis, Jumal annab meile seda, mida me tahame ja valime. Kui me valime halva, järgneb kohtumõistmine. Me saame seda, mis tahame. Tagajärjed tulevad, sest Jumal ei kaitse enam. Ja see on tegelikult hea, sest siis meil on suurem soov pöörduda. Kui halbu valikuid tehes halbu tagajärgi järgneks, ei oskaks me ju meelt parandada. Selle noormehe lugu lõppes hästi ja ta sai pornost vabaks. Ja mitte enda osavusest ja jõust, vaid puhtalt Jumala armust. Väljakutse sulle. Kuula, kas sinu elus on midagi, mis Jumalale südamevalu teeb? Mida peaksid sa oma tegudes või mõtlemises muutma? Taotle äratundmisandi.
aitäh, Jumal, et isegi kui meie südamed on patused ja meie mõtted ei ole alati puhtad, otsustasid sina anda oma poja, et lunastada meie patte. Aitäh, et sa andestad meie patud ja ei pea neid meeles. Aitäh, et sinu armu läbi oleme õigeks mõistetud. Palun aita meil ära tunda, kui kaldume kurjuse teele ja kui meie südamed ei ole enam puhtad. Aita, et võiksime kuulda sinu häält selgelt enne, kui pead meie üle kohut mõistma. Ja palume vabandust, et oleme sind kurvastanud.